head kuulajad, käes on detsembrikuu. Geeniuse digisaade siin, Hans Lõugas, Meelis Väljamäe ja Glen Pilvre. Ja täna räägime detsembrikuu uudistest. Esiteks vaatame ühte selle aasta tipptelefoni sellist kõrval säästumudelit. Kas on mõistlik mõtta tippmudeli säästuversioon või ei. Räägime sellest, et detsembrikuust alates on oluline väike lisakulutus kõigile neile, kellele meeldib ringi sõita elektriliste kergete liikuritega. Siis räägime teatud huvitavatest klappidest ja palju kirju on tulnud ka teilt kuulajad. No nii, hakkame siis esiteks pihta Samsungi rubriigiga, suur Samsungi rubriik. Samsung on maailma üks kõige tähtsamad telefonitootjad. Iga aasta tuleb neil aasta parim telefon välja S-seeriast. Aga Glen, mitte Glen, Meelis vist sina oled pidevalt ka uurinud nende, mis siis on hõbemedali kandjad, nende toote mudeli rivis, milleks on siis iga selle tippmudeli S-seeria selline, kas võib öelda koopia, odavam versioon, mille nimi on lühendan FE ehk siis Samsung 24 S24 FE. Mis see FE seal tähendab muide? FE tähendas algselt, võib-olla tähendab siiamaani fan editionit ehk siis nagu Samsungi fännidele suunatud seadet, aga kui see algus oligi nii, et nad võtsid nagu head omadused ja tegid nad kohati isegi kallimaks ja paremaks ja fännidele sõbralikumaks, siis praeguseks on see FE nimi ikkagi selgelt nagu selline säästumudelite nimetus. Nii kõrvaklappidel kui tahvelarvutitel kui telefonidel seda kasutatakse ja nüüd see kõige uuem Galaxy S24 FE siis on samamoodi, et kui sa vaatad talle kaugelt peale, siis ta näeb ära vahetamiseni sarnane välja selle telefoniga, mida Glen siin vahepeal kasutas S24 plussiga. Ehk siis ta on suuruselt praktiliselt identne, natukene suurem, aga silmaga seda ei märka. Ja kõik need kaameramoodulite poolest saad sa muidugi kohe aru, et tegemist on Samsungi telefonidega, kuna ta on nagu sellise kolme väljaulatuva kaamera silmaga nagu Samsungi telefonid on ja klaasist tagukotsaga näeb selline kvaliteetne välja. Kui sa nüüd pöörad esimese külje talle ja teed ta lahti, sa saad aru, et ikkagi nagu on odavam, sest et raam ekraani ümber on ikkagi suurem kui selle S24 plussil. Ja kasutama hakates samamoodi, et esimene asi, mis, eks ole, protsessor on kirjade järgi natukene nõrgem, aga praktikas ega vahest aru ei saa selles mõttes, et tegemist on mingi paari kilohertsise vahega, mis nagu tavakasutusel ei ole nagu mitte mingisugust erinevust. Ja käes hoidmisel samamoodi, eks ole, et ta on suhteliselt suur 6,7 toolise ekraaniga telefon. Ekraan on üsna hea, see ikkagi sellise tipptelefonile väärilise kvaliteediga ekraaniga, nagu Samsungi kombeks on, ekraanid on Samsungi alati väga head olnud. Ainuke erinevus, mis võib-olla on see, et maksimaalne eredus on natuke kehvem, ehk siis maksimaalne eredus on 1900 nitti, mis tegelikult on siin Eesti päiksevalguse käes ka suvel täiesti okei kasutada, et kui kuskil Aafrikasse kõrbe minnes võib-olla lahjaks, aga meil ei ole sellega ka mingisugust probleemi, nii et see on ka täiesti okei. Kaamerate puhul on muidugi vahe olemas, et kaamerate puhul on nüüd see, et põhikaamera on 50 megapikseline optilise stabilisaatoriga kaamera, mida me oleme näinud päris palju teistel Samsungi telefonidel, kuigi nagu kirjade poolest on ta identne, siis sensor on natuke teine, pilti teeb hästi, võib isegi öelda, et väga hästi. Lisaks on tal siis, mida ei ole odavamatel telefonidel, on olemas 3-kordne optiline zoom, aga erinevalt Samsungi kallimatest mudelitest ei ole see siis, sensor on väike, ehk sensor on 8 megapikseline, nad teevad selle, kuigi sensor on 8 megapikseline, nad teevad selle pildi kunstlikult 12 megapikseline, siis skaleeritakse üles. Ilmselt on eesmärk see, et kõik kaamerate pildi resolutsioon oleks sama ja siis ka see 8 megapikseline pilt skaleeritakse üles, aga see ei ole nagu väga hull seni, kuni sa ei tee sellega siis 2 korda või suuremat 6-kordset hübriidsuumi, et siis on nagu näha see digitaalne töötlus päris tugevalt. Ja lisaks on siis ülilainud kaamera, mis on 12 megapikseline ja mis teeb ka päris head pilti, aga muidugi seal ei ole see autofookust, mis kallimatel kaameratel on olemas, eks ole. Ja 10 megapikseline selfie kaamera, mis on selline so-so, et kehvem kui kallimatel kaameratel, aga üldiselt nagu vaadata seda kaamera kvaliteeti, siis ei saa kurta. Ja lisaks on siis kiire USB-C pesa ja Samsungi DeX, mida ei ole odavamatel mudelitel, eks ole. Ja kui me vaatame nüüd
laadimist ja akust. Teks on siis see, et sa saad ühendada juhtmega või juhtmevabalt monitoriga või telekaga ja teha nii-öelda virtuaalset ja Linuxi-laadset sellist ei tea, kas teid kasutab seda ka kunagi või? Ma olen näinud inimesi, kes kasutavad niimoodi jah, et kellel on vaja nagu minna kontorisse ja neil on kontoris olemas monitor, klaver ja hiir, aga selline, mis on nagu kontoris tänapäeval on, et kontori kohti on vähem kui inimesi, eks ole, sul on nagu asjad ja sa ei võta arvutit kaasa, vaid sa lähed oma telefoniga, pistad selle külge ja kui sul on nagu tegelikult vaja teha, ma ei tea, Google Docsis või Wordis või Excelis tööd, siis tegelikult selle jaoks piisab nagu täiesti edukalt, kui sul on vaja teha videotöötust, loomulikult selleks ei piisa. Aga see on nagu selline, kus ma ütlen siis tippklassi või S-seeria telefonil omane asi, mida nagu A-seerial või odavamatel ei ole. Aku on 4700 mAh, mis on siuke keskpärane, võib-olla tänapäeval enamus on küll 5000, aga piisab. Aku kestab üsna hästi, sest et see protsessor, mis seal sees on suhteliselt ökonoomne. Nagu tänapäevast telefonidel ikka, et võib-olla 2 päeva saab hakkama, kui aktiivselt kasutada saab päeva. Juhtmevaba laadimine on 15-vattine ja juhtmega laadimine muidugi on ka Samsungi lihtsamad telefonidega sarnane, ehk siis 25 vatti, ehk siis laeb kuskil seal tunnike või natuke üle akut. Sõrmelugeja on tavaline optiline, aga nüüd kõige olulisem nagu on see, et mis on selle telefoni hind, sest et kui me vaatame seda hinda nii-öelda vaakumis või vaatame seda, millega Samsung seda algselt müüa plaanis või mis hinnaga see turule tuli ja mis hinnaga tegelikult mõned partnerid ka siiamaani müüvad. See on 749 €, on see soovituslik müügihind ja see on ikkagi nagu päris kallis lõbu, et ta läheb lihtsalt väga ligidale S24 plussile, mis tähendab seda, et sarnase hinna eest või ütleme 100 € kallim hinna eest tasuks osta juba see kallim versioon. Aga kui me vaatame seda, et mis hinnaga seda tegelikult müüakse, siis seal on nagu asjad hoopis teised ja mul ongi jäänud mulje, muidugi ma ei tea seda, see on nagu mu enda spekulatsioon, aga mulle tundub, et Samsungi kogu see telefoni nagu point või mõte on selles, et tuuagi ta nagu suhteliselt kalli tavahinnaga turule ja siis teha tasse loss leader või pakkuda seda nagu suurte kampaaniate korras suurte soodustustega, et Ameerikas näiteks on sama telefon müügil ja seal ikkagi osad operaatorid annavad selle, ma ei tea, $100 või lausa tasuta kaasa, kui sa teed mingi kallima paketi endale, eks on selline nii-öelda kvaliteetne telefon, mida saab siis nagu odavalt pakkuda, eks ole. Ja Eestis on samamoodi, et tegelikult siin praegu ikkagi päris mitmetes sellistes korralikes nimega e-poodides müüakse seda siin niimoodi 550-570 € ja selle raha eest on see tegelikult nagu täitsa hea telefon, sest et ta jääb täpselt hinna poole sinna Galaxy A55 ja S24 plussi vahepeal, eks ole, kui see suure ekraaniga telefoni on vaja, siis tegelikult... Kui sa ütled 500 €, siis ütle kohe ka palju telefoni mälu on, sest need on need põhiklassid. Ja, et kõigil neil on 8 giga RAM-i ja 128 sisemälu on siis selle odavamal versioonil. 256 on ka olemas, see maksab veidi rohkem. Aga siia võrrandisse peaks ka ikkagi asetama veel. Ma ütlen muidugi kohe sisseotsuks ära, et mul tavaliselt nii palju basse pole, aga täna on mul bass nimega Viirus on minu hääles. Et seda on rohkem, ärge ära ematage, aga ma tahtsin küsida seda või rääkida sellest telefonist, et siia võrrandisse peaks ka ju panema isegi mudeli nimega S23, mida saab vaata, et alla 500 €, et kui ma nagu vaatan selle telefoni tänaseid näitajaid, siis ta tegelikult on ju kehvema protsessoriga kui S23, parandage mind, kui ma eksin. Aku peaks kellaajaliselt või ajaliselt pidama isegi vastu vähem, olgugi et tal on tegelikult suurem aku, aga S23 on see väiksem ekraan. Nii et kogu selles valguses mulle ikkagi jääb see hind nagu alguses. On päris hea vist. Kui me võrdleme, siis me ei saa võrdle seda S23-ga, see just ei ole võrrelda, me saame võrrelda S23 plussiga, ehk siis plussmudeliga ekraani suuruse mõttes. Ja seda küll, aga kui me jätame nüüd selle ekraani suuruse kõrvale ja vaatame nagu muid spekke kui selliseid, siis igal juhul mulle tundub, et S23 on nagu palju mõistlikumast. Issam, peast ei oska öelda S23 protsessorit, aga tal peaks olema Snapdragoni 8 Gen 2. Ma ei ütleks, et see uue põlvkonna Exynos on kõvasti kehvem kui 82, ta on kehvem kui 83 küll jah, aga 82-le saab ta mõnest üsna edukalt vastu, et ma seal ei... Vahe nüüd selles FE on nüüd selle Exynose nii-öelda riistvaraga ja normaalsed need siis ühesõnaga tipud S24 ja 24 on ka FE, on ainult Ultra on sel aastal S24 on ainult Ultra on siis Snapdragon ülejäänud kõik Exynosega. Kas mitte S24 pluss, see nii-öelda normaalne suure ekraaniga?
number ei ole. Või siis on nii, et on geograafilised erinevused. Euroopas on see Euroopas on kindlasti, aga Ameerikas on siis... Ameerikas on muidugi, sest Ameerikas lubatakse Exynost, eks ole, operaatorid, aga jah, et Euroopas on Exynos 2400, sellepärast ma ütlesingi, et see vahe on minimaalne, sest et ühel on 2400 ja teisel on 2400E, mis on väga-väga minimaalselt lahjem, aga tegelikult praktikas ei ole eriti lahjem. No ma just sellepärast selle just S23 mõtte nagu tõingi, et kui ma vaatan neid kaameraspekke ja kõiki muid spekke justkui ja tahan sellist aga ma ei tea, ma jälle ütleks teistmoodi. Ma ütlen teistsuguse, oota, ma räägin vastupidise loogika ja siis parandage mind, kus ma puusse panen. Kui ma tahan saada parimat Samsungi telefoni, siis ma kogun raha ja ostan selle Ultra. Nii, aga kui ma tahan selle aasta S-seeriast telefoni ja ma ei lähe Ultra peale välja, mis on ikkagi päris kobe summa, siis ma just võtaks selle FE. Sest et ta näeb välja nagu need ülejäänud S24+, ta on peaaegu sama võimekas. Jah, olgu, mul on natukene seal see protsessori kiibistik on teine ja mõnevõrra kaotan, aga kogu ülejäänud kogemus on mul selle aasta kogemus. Seda küll, aga no vaata. Ja hind on 500. Seda küll, aga siin on minust üks nüanss on ju veel, et tegelikult ma saan aru, et tootjad tahavad peaaegu jutumärkides iga kuu tuua meile uue mudeli ja samal ajal ütlevad, et tarkvara uuendusi me pakume 7 aastat. Ehk et kui sa selle telefoni nüüd omale ostad, sa ei osta ju poole aasta või aasta pärast uut, ma loodan, eks ole. Et minu nagu loogika alati igasuguste asjade ostmisel nagu oleks see, et pane see natuke rohkem juurde ja osta pikemaks ajaks korralikum asi. Jaa, aga S24 FE ongi sellepärast parem ost kui S23, sest et ta on... Ta ei ole korralikum asi minu arvates. Ta on viimase generatsiooni ost, selles mõttes on parem. Ütleme niimoodi, et tõenäoliselt on S23 parem zoom-kaamera. Ma algust tahtsin öelda, et erinevus on selles, et S24 FL on zoom-kaamera ja 23 ei ole, aga tegelikult on. Ja parem me sõrmele lugejan ka, eks ole, aga ikkagi minu jaoks jääb see võrdlus... Kaabist ekraan, et S23 peaks olema see nii-öelda LTPO ekraan ja autofookuse sidomine. Aga minu jaoks, kui ma võtan seda ikkagi nagu tavalise inimest seisukohalt, siis punkt 1 on see, et inimesed tahavad suure ekraaniga telefone, nad ei taha väikse ekraaniga telefone ja punkt 2 on see, et aku kestvuse vahe on meeletu, eks ole, sest et S23 on 3900 milliamprit aku, mis kestab kolmandiku võrra vähem. Nii et... Ei, no, mina jälle loen seda nagu tundides mõõdetud spekki, selle järgi kestab aku rohkem, ma ei oska seda nüüd kommenteerida. Siin öeldakse nii, et S23 tundide järgi spekk on siin mingi test, mis on kõrvuti nad pand 7 tundi 21 minutit ja S24 FE-l on 7 tundi ja 17 minutit, nii et marginaalselt isegi S24 FE kahjuks. Võib-olla ma lähenen sellele, et mul on lihtsalt tunne, et Samsung on meile siin 3, aga kogu ostjatele on sead üles põneva labürindi, kus sa käid ja iga nurga taga on mingi asi, mis ajab sind jälle segadusse, et pagan, see nüüd ka jälle hea otsus. Tegelikult, kui me siia lõppu jõuame selle koha peale, et mida osta või mida mitte osta, siis tegelikult minu arust on siin konkurentid on hoopis mujal, ehk siis kui me vaatame seda hinnaklassi siis ja siin on küsimus, kas sulle meeldivad Hiina telefonid ja nende tarkvara või mitte, aga tegelikult sama raha eest saab Xiaomi 14T, mis on kindlasti paremat nii jõudluse poolest võimekam kui ka paremate kaameratega. Küll aga 2-kordse optilise zoomiga, mitte 3-kordsega, see on nüüd maitseasi. Ja tegelikult kõvasti odavamalt saab eelmise aasta Xiaomi 13T, siis mitte 14T, mis on praegu alla 400 euro ja mis teeb silmad ette nii sellele, kui ka loomulikult, kui me hinda vaatame, siis ka läks 155-le. Et siin taandub nagu küsimus sellele, et kas see Xiaomi tarkvara sulle meeldib või mitte, et paljudele meeldib, minule ei meeldi, aga see on maitseasi. Taandub ka sellele, et Xiaomi ikkagi algab või tuleb H-tähega riigist, võib-olla ei peaks seda toetama. Siin on küsimus, kellele see... Haiti või? Haiti, just. Et võib-olla me ei peaks Haitit nii palju toetama. Ei peaks, jah. Aga ühesõnaga, et selles mõttes ongi, et kui sa tahad nagu tuttava tarkvaraga telefoni, kui sa varem on Samsung olnud ja sa tahad suurt ekraani, normaalselt kaamerat, siis hind on nagu mõistlik, aga mitte see 749 €. See hind on küll selline, et ma ei saa aru, mida nad sellega mõtlesid, aga see 550 on okei. Ja see, kui sa Meelis mainisid, et neid antakse nagu kauba peale, see on ka täitsa, aga see on ka täitsa okei diil, aga teistpidi, mulle käib kuidagi natukene lihtsalt nagu närvidele või kus ma pole sõnaga käib närvidele, aga et ei pea tooma nii tihti välja mingisuguseid mudeleid ja seda labürinti nagu suurendama. Tead,
meie oleme siin nagu suhteliselt nagu selle koha pealt mõnes mõttes õnnelikus seisus, mõnes mõttes nagu kehvas seisus tehnikuajakirjanik, et meil nagu pole millest nii palju rääkida, aga Hiinas tuleb ikka nagu iga nädal tuleb 3 telefoni, et see on nagu ikka täiesti jabur ja mitte on selles mõttes, et kõigil suurtel tootjatel tuleb nagu järjest telefon, et nemad võiksid ka tegelikult teha nagu vähem, aga selle võrra paremaid asju, aga nad näed, seal järelikult on see vajalik, et nad tulevad nagu minimaalselt muudetud uue nimega asjaga välja iga nädal. No ja võib-olla see vastuolu, ma näengi natuke selle koha, nad pakuvad nii pikka seda tarkvara tuge, aga teistpidi võib-olla ongi mõeldud nii, et mina ostan täna selle FE, annangi selle juba poole aasta pärast siis oma vanaonule ja vanaonu annab selle poole aasta pärast oma vanaonule ja 7 aastat see telefon ikkagi püsibki siis edukalt ringluses, nii et iseenesest ei saa seda nagu pahaks panna, aga kuidagi nagu tundub jah, et ühtepidi me reklaamime hästi suurt seda ajas vastupidavust, aga teistpidi toome kogu aeg seda uut riistvara välja. Hoopis omaette küsimus on muidugi selles, et mida me seal 7 aasta pärast siis need tarkvarauuenduste poole pealt näeme. Ma arvan, et sellest ei jää lõpuks järgi midagi peale turvauuendustest, lihtsalt nagu 7 aasta vanal raual ei pruugi nagu need uuemad 7 aasta pärast tarkvaras olevad asjad töötada, aga seda me näeme siis, kus aeg kohale jõuab. Just, nii on. Eks me näeme. Lähme siis edasi ja räägime detsembrikuu uudistest. Väga huvitava ajastusega on jõustunud seaduse muudatus alates eilsest 1. detsembrist. Täna 2. detsember, vaadake hoolikalt linnas ringi. See on veidi imelik, et 1. jaanuarist tulnud on. Ja võib-olla ka see on imelik, et aastavahetus, võib-olla on see nihe, aga see puudutab, miks meie tahame sellest rääkida, oleme siin ju rääkinud igasugustest innovaatilistest liikumisvahenditest, mis on kerged, mõnikord sisaldavad ainult 1, 2, 3, 4 ratast, elektrimootorit ja siis tarkvara. Ja nüüd on Eestis ka kohustus kõiksugu kergliikurid kindlustada. Ja miks ma imestan see, et võib-olla praegu just see nädal lubab ka jällegi talve, et talvel ju sellega nii väga ei sõideta, aga parem on kindlustusega valmis olla kevadeks, kui nad jälle välja tulevad hooga. Glenn, sa oled selle ühelt endale selgeks teinud, sellepärast et kuidas ma ütlen, sa oled siin sõitnud erinevatel ratastel kergliikuritega. 1 ja 2 ja mitme rattaritest. Olen. Kas sul pead kindlustama hakkama kõiki neid asju? Pean. Ahah, ja kas ka oled juba teinud seda? Ei, aga ma juba peaaegu saaksin seda teha. Me tegelikult tõsi, me salvestame seda saadet väikese ajavaruga, nii et hetkel veel ma jõuan selleni kohe varsti, on seda väga raske teha, aga veel mõned päevad tagasi tundus, et seda on üldse võimatu teha. Aga kogu see rägastik, jah, siis kui kiirelt veel kokku võtta, sai ju alguse sellest, et Euroopa Liidu direktiiv nõudis siis sellise seadusepügala rakendumist. See ei puuduta siis sugugi ainult neid elektriga sõitvaid asju, vaid puudutab tegelikult igasugust kraami, seal hulgas ka mingid mootorsaanid ja ATV-d ja mida iganes, et seal oli nagu see spekter oli natuke laiem, aga sinna hulka siis sattusid ka need elektrikergliikurid, tasakaaluliikurid, igasugused muud sellised nagu natuke hallis alas olnud asjad. Ja mis siis tehti, oli see, et need jagati siis nii-öelda 3 ja kiirusmass on need olulised näitajad. Kui valmistaja kiirus on 25 kilomeetrit tunnis ja kaal alla 25, siis ei ole mingit probleemi, siis sa ei pea kindlustama, võid sõita, aga kui sa nüüd kellelegi siis kahju põhjustad, siis muidugi tuleb sul ise selle kahjuga ilmselt tegeleda. Ma ei oska siin kommenteerida, õnneks ma ei ole seda teinud, aga siis vähemalt seaduse silmis ma ei pea esialgu midagi tegema. Teine tabelilahter on valmistaja kiirus 14–25 kilomeetrit tunnis ja kaal üle 25 kilogrammi. See on tegelikult kõige huvitavam lahter. See tähendab seda, et seal olevaid liikurid ei pea olema liiklusregistris, aga neid peab nüüd liiklus kindlustama. Et see nüüd muutus, ennem ei pidanud, nüüd peab. Aga oluline on see öelda, et neid ei pea olema registris, et ma ei pea siis minema vanasse heasse arki või Maanteeametisse neid arvele võtma. Ja siis on 3. lahter, mis on mõnes mõttes kõige absurdsem ja naljakam, kus juristid on, ma ei tea, kas kiusanud ChatGPT-d või ennast, et sõnastada seda kuidagi. See on siis see lahter, kus valmistaja kiirus on üle 25 kilomeetri tunnis. Seal massi mängi enam üldse mingit rolli. Ja vaat seal on siukene, ma isegi loeks selle ette, sest see väga pikk ei ole. Seal on siukene lahter, et kindlustus peab igal juhul neil olema. Ja tohib liikluses kasutada üksnes juhul, kui on mootorsõidukina liiklusregistris registreeritud ja sõlmitud on liikluskindlustuse leping. Üldiselt tohib kasutada vaid väljaspool liiklus ja ei tohi liikluses kasutada
sest pole tüübi kinnitust ja seda ei saa mootorsõidukina registreerida. No aga see on tegelikult, ma saan sellest kohe aru, tegelikult on see kogu aeg, mis on senini olnud, kui minu elektrimootoriga ratas või tõuke või vändaga, ükskõik, sõidab üle 25 kilomeetri, siis ma pean hakkama registreerima ja kinnitused ja värgid. Seda küll, aga nagu kui sa nüüd lõpuni kuulasid, siis sa ju ei saa registreerida, sest sul ei ole tüübi kinnitust. Parandage mind, kui ma ei eksi, aga minu arust tüübi kinnitust on võimalik taotleda, eks sa pead maksma kinni kogu selle testimised ja värgid ja sa saad tegelikult võtta omale tüübi kinnituse ja taotleda. Lihtsalt küsimus selles, mitu tuhat see maksma läheb sulle. Aga teoreetiliselt on see võimalik. Või maaletooja, miks mina pean tegema? Sellepärast, et neid on nii palju ja nii erinevaid, aga siis nad lähevad ka kategooria, see on väga oluline. Nad lähevad mootorsõiduki alla nii-öelda kategoriseeritakse ehk siis L1 kategooriasse, mis nõuab registreerimismärki ja nii edasi, sisuliselt nagu mopeediks moonduvad. Nii et tegelikult, ma ei tahakski nüüd siia kinni jääda, see on mõnusalt absurdne definitsioon, paljud on selle koha pealt küsinud, et mida te keerutate, öelge siis välja, et kui on teha see kiirus üle 25 kilomeetri tunnis, siis ei tohi liikluses osaleda, et ärge hämage mingisugust üldiselt ja tüübi kinnitust ja peab registreerima, aga ei saa registreerida juraga, et see on see koht, kus ma tahtsin nagu põgusalt tähelepanu pöörata, aga ma ei tahtnud tegelikult siia lahtrisse kinni jääda, vaid ma tahtsin. See ongi tegelikult ju jabur, sest et seni ongi olnud ju see, et sellest ei tohi sõita ja kogu lugu, eks ole. No jah, aga ühesõnaga, seal võib öelda siis tõesti, et tohid sõita siis metsa vahel oma tagahoovis, aga selle võiks väheke teistmoodi sõnastada, aga nagu näha, jah, et seadused on sellisesse mõnusasse sõnarägastikku kukkunud sellega ja seda on lihtsalt luistakas vaadata, et kuidas ümber nurga saab öelda asju, mida võiks öelda väga lihtsalt. Ei. Igatahes oluline on siis nüüd see keskmine lahter, sest tegelikult kõik need tasakaaluliikurid, ka need, millega mina sõidan, vähemalt need suuremad, mis kaaluvad siis üle 25 kilogrammi, tegelikult nende valmistaja kiirus ongi 25 kilomeetrit tunnis. Et see tähendab seda, et ma ei pea neid registreerima, neil ei ole seda nõuet, aga ma peaks neid kindlustama, neil on see nõue. Nii et iseenesest muudabki see selles mõttes olukorra väga lihtsaks, ma peakski minema nüüd kindlustusseltsi seda kindlustama. Aga mis teeb selle natukene keeruliseks on see, et tänase seisuga, veel eilse seisuga, üleeilse seisuga ei teadnud kindlustusseltsid sellest mitte midagi. Mina võtsin kõne Easy kindlustusmaaklerisse, kust öeldi mulle, et võib-olla detsembri keskel isegi midagi juba selgub. Täna ei tea keegi midagi. Helistasin ka LKF-i ja LKF-ist sain siiski teada peale pikka pusimist, et on 2 seltsi, kes on neile öelnud, et meil on valmidus. Ja nendeks seltsideks olid siis Ergo ja IF. Veebis küll IF ei näita mingit valmidust, IF-il on igal juhul vähemalt pühapäevase seisuga vaja panna registreerimisnumber, aga minu üherattalisel paraku ei ole registreerimisnumbrit. Aga Ergo pakub tõepoolest ka veebis seda võimalust ja isegi näitas ka hinda, nii et sain teada, et sellise 30 kilogrammise tasakaaluliikuriga üherattalisega, mis siis valmistaja kiirus on 25 kilomeetrit tunnis, kindlustusmakseks kujuneb pikema perioodi, 3, 4, 5 kuud hooaeg puhul alla 4 euro ehk et 3,78 eurot millegagi. Aga kui ma üritasin sealt nüüd edasi veel minna, et login oma isikukoodiga nüüd kohe sisse ja hakkangi maksma, siis saabus mul ikka teade, et nii nüüd ikka päris ei saa, et selleks, et kindlustada, palun helista meile. Ja ma ei ole veel nii kaugele jõudnud, et neile helistada, sest et nädalavahetus tuli meil vahele. Aga põhimõtteliselt, kui see nagu summa nüüd tõele vastab, siis iseenesest ei ole see ju paha pakkumine, sellepärast et tõesti suvehooajal, kui ma selle 4 eurot kuus maksan, olen ma kaetud seal need isikukahju hüvitised, kõik hüvitised suurenesid mingisuguste astronoomiliste numbriteni, et kui mul õnnestub näiteks autole otsa sõita ja autojuht pärast vajab 6 miljoni eurost operatsiooni, siis peaks liikluskindlustus kahtma seda. Tegelikult see ei ole paha diil, et täna on pakkunud sellist vastutuskindlustust ka siin seltsid, aga küsinud selle eest rohkem, seal võib-olla 7-8 eurot kuus ja katnud ainult mingi 2-3 tuhande eurose summa. Et ma ütleks, et tegelikult see on tore, ma kuidagi ei ütle, et see on nõme seadus. Nõme on seal võib-olla tõesti see, et kui me nüüd, et kui on võib-olla selline liikur, mis tõesti kaalubki 12 kilo ja mul on teha see valmistaja kiirus üle 25 kilomeetri tunnis, siis ma olen küll mingis imelikus mustas augus. Ja siis ei tohi sellega sõita, lihtsalt nii lihtne see ongi. Jah, aga see ongi see koht, et kui see liikur on ju kerge, sinna lähevad just nimelt muide elektrirulad.
et elektrirulad ongi need asjad, millega mina ei ole väga palju sõitnud, olen küll testinud, kahjuks õnneks mul neid ei ole. Aga just elektrirula kaalub seal mingi 10 kilogrammi ja tegelikult kui tehas on öelnud, et ta sõidab seal 3-40 kilomeetrit tunnis. Aga see on ju jabur, ma ei lähe selle pisikeste ratastega elektrirulaga ju sõitma sõiduteele. Aga see on juba müüja vastutus, sa ei tohi müüa Euroopas seadet, mille on üle 25 km tunnis sõit, kiirus ei ole piiratud. Sisuliselt meil on ju autodega tegelikult sama olukord, meil on linnas lubatud 50 ja autod sõidavad isegi kiiremini, kui me läheme sinna, kus kiirusepiirang puudub. Et lihtsalt kergliikureid kuidagi üritatakse niisuguse kummalisse auku suruda, et aga täna, kuna see keskmine auk on nüüd olemas, ehk see registreerimiskindlustuseta massiga üle minev auk, siis tegelikult me saaksime nüüd rõõmsalt oma neid liikureid siiski kindlustada eeldusel siis, et tõesti nende tehase valmistaja kiirus on 25 kilomeetrit tunnis. Ise küsimus on see, et kuidas siis kontrollitakse, et mul on tõesti see liikur, mida ma nüüd olen kindlustanud, panna tuleb seal siis seeria number, aga kes ja kuidas seda kontrollib, et kas see on nüüd see number, mõnel on seda näha äpis, ma ei tea, mõnel on see võib-olla kusagil ainult seal mootori peal. Eks ta kõik on natuke selline, et mida sügavamale sa seda torgid, seda rohkem võib-olla segadust tekib, nii et võib-olla praegu ei peakski sellele nagu üle reageerima, sest ilmselgelt võib-olla talvel keegi nüüd liiga palju rulade ja üherattaliste. Ma arvan, et see asi ongi selles, et kevadhooajaks valmistutakse siis nii-öelda täis boonuspakkumised ja kindlasti ma usun, et tuleb mõni mobiilioperaator just nimelt välja oma mingisuguse pakkumisega, et sa paned igakuisele tasule 3 eurot juurde ja oled kaitstud ka oma tõukuriga ja muu asjaga, nii et. Siin on muide üks huvitav punkt on ju veel, et kui see sama tabel, mis siis meil siin sõnastab, et üldiselt tohib kasutada väljaspool liiklust ja ei ole tüübi kinnitust, siis selle suurema kui 25 kilomeetrit tunnis kiiruse kohta, siis on siin nagu selle liikluskindlustuse sõlmimise koha peal selline omapärane sõnastus, et kindlustusandja võib keelduda lepingu sõlmimisest, kui sõiduk on liiklusregistris registreerimata. Mis just ka annab nagu natuke, viskab nagu palli hoopis kindlustaja nii-öelda hoovi, et tegelikult just kui kindlustaja võib kindlustada ka, kui ta ikka vaatab, et see rula on ju tegelikult nii tilluke ja nii et seadus tegelikult ei keela kindlustada siis kiiremaid liikureid, aga teistpidi on siin see koht, et see kiirus ja liiklusseaduse kategooriad, nii et ta on selline hall ala, et ma tahaks ikkagi öelda, et mõistusega tuleb asju võtta ja veel kord, kui teil on tõesti elektrirula, mis siis sõidab kiiremini, mina ütleks, et kleepige sinna mingid telliskivid teibiga alla ja kindlustage ta ära selle keskmise klassiga ja teil on vähemalt kindlustus olemas, sest et iseenesest liikluses liigelda ja omada liikluskindlustust on ju väga hea mõte. Et pole võib-olla üldse mõtet hakata seal siis vaidlema ja jube teravaks seda asja ajama, et ma ei pea ju seda kindlustama, see kaalub vähe või mida iganes. Aga teistpidi, kui seltsid pakuvad ka võimalust võib-olla tõesti siis seda kiiremat rula ka liikluskindlustada, ei ole see ka halb mõte, et igal juhul ei tasu võib-olla üle reageerida, aga teistpidi muidugi kogu see kergliikureid nagu just selliseid tasakaaluliikureid ja selliseid rulasid nagu vaenav poliitika on igal juhul nõme, et kui ma kuulan siin ka selliste heas mõttes asjapulkade sõnavõtte, kes ütlevad, et see kõik on nii hirmus, et keegi sõidab kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis. See on ju pehmelt öeldes rumal jutt, et jalgratturid väntavad oma lihasjõul ka kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis. Aga jalgratturid ei ole kindlasti endale ka teistele nii ohtlikud kui üksratta või mingi tõuksiga sõitjad 20. Ei no aga siin ma jääks eri arvus, miks jalgrattur oma suure jalgrattakolakaga on ohutum kui üksrattur? Palju stabiilsem seade. Ei, ta ei ole stabiilsem seade. Jalgrattas ei ole absoluutselt stabiilsem seade. Lisaks on see, et sa kontrollisid oma kehaga, mitte ei ole mingi mootor, mis on sinu kontrollilt väljas. Jällegi, jalgratas on selline seade, mis kaalub esiteks umbes sama palju ja kui sa sellega kukud, lööd sa ennast palju valusamalt ära, sest sa kukud palju kõrgemalt ja kui sa teed kellelegi mingi kahju, siis sa sõidad otsa sellise kõva jurakaga, mis on sinu all ja metallist. Kui sa teed üherattalisega avarii, siis sa lööd ära eelkõige ennast. Ehk tegelikult üherattalise peal olev inimene saab ise eelkõige viga, vastupidiselt siis võib-olla jalgratturile, kes just pea ees kellelegi otse ei lenda. Ehk et ma nagu mitte kuidagi ei ütleks, et üks on ohtlikum kui teine, et see on nagu puhas müüt, et üherattaline on mingi tsirkuse ratas ja see on jube ohtlik. See ei ole absoluutselt ohtlik. Ohtlik on see või ohtlikum, et ohtlikud on need kaherattalised tasakaaluliikurid, kus siis
rattad on servades. Et nendega on tõesti ohtlik sõita. Ja tegelikult mul ei ole erilist kogemust selle üherattalisega, mida fänn sina oled, aga selline klassikaline elektritõuks, mida me siin rendifirmade poolt näeme ja nii edasi, need on küll minu kogemuses oluliselt ohtlikumad kui tavaline jalgratas. Ja sellega nõustun, et väikeste ratastega sõitjale endale ma siis mõtlen. Ja nad on ohtlikud ka sõitjale endale ja isegi ka võib-olla avarii põhjustamisel. Sellega täielikult nõustun, sest nad ongi oma olemuselt ebastabiilsemad. Rattad on väikesed, tasakaalu jaotus on hoopis teine. Et need on ohtlikumad, aga teistpidi ja kolmandat pidi veel aspekt, mida võib-olla ka põgusalt tahaks mainida, ongi see, et jalgrattad on täna jäetud sellest kindlustuse rägastikust tegelikult välja. Ka elektrijalgrattad, mis on mõnes mõttes, mul on sellest nagu isegi kahju, et ma tahaks võib-olla elektrijalgratta omanikuna ka ennast liiklus kindlustada. Võt, jään siin vastuse võlgu, kas ma saan seda täna teha, sest iseenesest oleks see ju mõistlik teha, sest et kui ma rattaga põhjustan avarii, on mul süda rahul, et mina ei pea hakkama seda kõike kinni maksma. Just, nõus. Selge pilt, ma usun, et me kindlasti veel siis tuleme selle teema juurde tagasi, kui lumi on sulanud, päike on väljas ja inimesed nende masinatega jälle sõidavad. Aga seniks siis helistage Ergosse kõigepealt ja siis ka IFI soovitas liikluskindlustusfond, kui te tahate juba varakult siis teada, mis toimub ja eelkõige veel kord, kui võtta asja mõistusega, siis see on kõigile liiklejatele kõige parem, aga nii see nüüd seadustes meil on see siis nüüd hea peal. Räägime siis järgmiseks mingitest veidratest asjadest ja millest ma pole mitte midagi üldse aru saanud ja kõik on väga segamini, sest et see nimi on sellel asjal Hyundai. Tal ei ole 4 ratast ja ta ei sõida ringi. Ta näeb välja hoopis nagu mingi pall, mis on veebikaamera aastast 1999. Ja siis Glen võttis selle palli sest välja mingisugused jublakad, mis läksid talle kõrva ja siis ta ütleb, et sa võid nüüd hiina keeles rääkida inimestega. Kas see sissejuhatus on nagu õige või? See on täiesti õige, aga peakski pikemalt rääkima, nii on. Ma ei saa mitte midagi aru ise ka, mida ma rääksin just, mis asi siin toimub, mis asi see on, Hyundai pall? Tead, see on üks mingisugune kummaline pall, mida IFA-l paljude teiste selliste omapäraste asjade seas näidati ja siis meie sõbrad Audio Cityst võtsid hiinlaste visiitkaardi ja vastupidi. Ja siis nüüd üllatus saabus neilt hiinlastelt siis postkasti pakk, kus sees oli see pall. Nii et aga see pall on tegelikult nii-öelda moodne kõrvaklapi hoidik, on nii? Pall on tegelikult kõrvaklapid, mille tootja ongi tõepoolest Hyundai ja sellel oli ka mingi mudel, mis iganes ma nüüd jälle ei mäleta, me kirjutasime selle ennem ülesse. Hyundai HY-T23. Ehk et see pall iseenesest ei ole mitte midagi muud kui selline laadimistokk ja selliste ümber kõrva sangadega selliste poollahtiste nuppkuularite või nööpkuularite niisugune karp ja siis sa paned need kuularid omale kõrva ja tegelikult siis selle töö teeb selle ära siis äpp, mille nimi on hoopis Nebula. See äpp on nüüd siis vägagi Hiina otsast lõpuni ja tegelikult mida ta siis pakub kõikvõimaliku AI-ga seotud lahendusi. Umbes nii nagu ka Samsung tegelikult juba siin aasta alguses ju rääkis seda sünkroontõlke juttu ja igasuguseid muid asju, aga need hiinlased siis või see Nebula või siis koos nende Hyundai klappidega pakuvad seda ka eesti keeles, et seal on keeli, mis oli mingi 200 ringis ja tõepoolest ametlikult on toetatud eesti keel ja siis on võimalus kasutada nii sünkroontõlget kui ka siis otsetõlge oli vist selle nimi. Sünkroontõlge tähendab seda, et mul on need klapid, panen siis nad omal kõrva ümber. Nii. Valin, et mina olen eestlane ja siis telefoni keeleks valin, et telefon on hiinlane. Ja kui ma nüüd räägin siis ise läbi nende klappide, siis kui hiinlase kätte anda telefon, siis telefonist kostub hiinakeelne jutt juba samal ajal, kui mina räägin. See viivitus oli seal ikka suhteliselt pikk, ütleme selline võib-olla 5-6 sekundit, et ta nüüd päris selline heas mõtted inimsünkroontõlge ei ole, kes paneb nagu võib-olla sekundilise viitega. Nii et siis hiinlane kuuleb hiinakeelset juttu ja kui nüüd hiinlane hakkab rääkima telefoni hiina keeles, siis läheb see sama 5 sekundit ja kõrvaklapis hakkab siis rääkima minuga eestikeelse sellise ikkagi suhteliselt nagu robotliku naishäälega tädi, et mulle tuli see hääl nagu natuke tuttav ette, et kindlasti see ei ole selline OpenAI emotsioonidega hääl, aga see ei olnud ka päris see Google'i Jüri, et see
see oli mingisugune selline natuke sihuke audioraamatu hääl, aga noh, eestikeelne kõnesüntesaator ja täitsa töötas, nii et noh, mis ma oskan öelda, nagu töötab, et kui ma läheks tõesti Hiina, siis ma saan sellise lahendusega rääkida, mitte siis ainult Hiina, vaid igale poole ka mujale, et teine variant. See ongi kihvt, et sellises jubinas on see eesti keele sünkroontõlke tugi, mis paljudes lääne mingites rakendustes on puudub, jah? Ja teisalt sellega siis ei piirdu nende nutikad omadused, et seal oli ka nii-öelda see otsetõlke funktsioon. See tähendas seda, et ma siis annan ühe kõrvaklapi nagu sulle või hiinlasele. Ehk et üks paneb ühe kõrvaklapi, teine teise ja siis see sünkroontõlge toimib nagu kahe kõrvaklapi kaudu, aga vaat seal valikus millegi pärast eesti keelt enam ei olnud, seal oli nüüd keelevalik ahtakesem. Ja no lisaks tõlkele nad oskavad siis ka kuulata ja transkribeerida ja seda teha ka eesti keeles. Ja nii palju, kui ma testisin ka, ma ei saa halba sõna öelda, et võtsin ühe saksakeelse YouTube'i video ja kus siis oligi nagu natuke keeleõpe ja sest ma saksa keelt ei oska, kuigi hästi pehmelt öeldes. Ja siis ta sünkroon tõlkis mulle seda kenasti ja siis kui ma pärast ütlesin, et ta tee mul sellest nüüd kokkuvõte ka, mis video kõik oli, väga sorav ja hea eestikeelne kokkuvõte tuli sellest ka. Nii et noh, midagi pole öelda, need hiinlased on kuidagi kummalisel kombel astunud nagu ette, küll aga töökindluse mõttes või oli see siis minu Google Pixel telefoni ja Hiina riistvara mitte sobivus või Hyundai. Et kuidagi see ühendus katkes aeg-ajalt ära, et noh, see oli juba selline nagu mingi raua probleem ja millest on siis kahju, et ega need klapid iseenesest ei ole ju midagi väga erilist, et noh, nad välimus on eriline, disain on eriline, tootja on eriline muidugi, aga noh, oma olemuselt ei ole nad mitte midagi muud kui ühed Bluetooth klapid lihtsalt ja kogu selle töödepärase äpp ja noh, mõtlesin siis kohe naiivselt, et noh, et panen mingid muud klapid ka, et noh, proovin Pixel Budsida või millega iganes. No vaat ei saa, et seal äpis on ikkagi mingisugune nii-öelda tugi siis mingisugusele Hiina või mingisugusele muule riistvarale, seal olid igasugused AI mängukarud ja prillid ja igast kummalit kraami, mida see äpp nagu pakub siis selle sama nii-öelda funktsionaalsusega. Nii et ei saa, nii et noh, tegelikult seal ei olegi mitte midagi muud, kui et tehke selline äpp ja see toetaks ükskõik millega, et jääb lihtsalt üle küsida, et huvitav, miks siis Samsung ei paku näiteks eesti keelt või ka Google, eks ole, või noh, kes iganes, et minu pärast ka ChatGPT või noh, muud sellised toredad AI tootjad, kellega ju täna eesti keeles rääkimine õnnestub väga ladusalt, aga need sellist tõlkefunktsionaalsust ei ole. Ja muidugi hind on ju täitsa olematu, et need klapid ise ilma mingi muu asjata, noh, maksavad seal, vaatasime kiirelt veebis ringi mõnekümne dollari ringis kõigest ja minu arust kogu selle komplekti hind oli natukene suurem, aga no ma ei saagi täpselt aru, et miks ma üldse siis peaks selle komplekti ostma, kui ma saan selle äppi niikuinii ju tõmmata. Äpp pakkus ka tasulisi liitumisi muide, nii et selles mõttes oli seal väike konks ka ikka. Aga äpp ei tööta teiste klappidega, et sa pead ikkagi need klappid. Seda küll jah, aga no, et kas ma peaks nüüd ostma nagu komplektis või noh, võib-olla muidugi need Amazoni või eBay või Alibaba või mis iganes hinnad ongi natuke väiksemad kui siis see hind, kus siis see nii-öelda originaal pakkuja need klapid saatis või see, kes seal IFA-l nendega. No täpselt selline näide sellisest tehnoloogiast, mis Hiinast vorbitakse, tuleb innovatsiooni ja aknast uksest sisse. Kindlal olen ma selles, et hiinlased ei vaadanud, me peaks ehitama sinna eesti keele toe, vaid nad automatiseerisid selle, et see tuli neil kuidagi nii-öelda poolautomaatselt kaasa, lisame siia lihtsalt keeli, mida läänes nagu ei tehta. Ja ma segan korra vahele, et see tugi tundub ka mulle äpist, et see olevat, et seal ikkagi, noh, äpis on ta selline segane, mõned kohad on hieroglüüfid, mõned on inglise keel ja mõned on eesti keel, aga noh, et ei ole nagu väga hull, et võib-olla kui siin. Jah, aga no jällegi on see, et see on äge innovaatiline asi, mida võiks ju proovida kuskil, aga seal on see Hiina faktor, hash faktor on juures jälle. Kas ma tahan, et kogu mu jutt ja kõik asi jookseb ühte Hiina äpp ja ilmselt pilveteenusse? Ja ei no see jääbki väga segaseks jah, et mis teenused või mudelid või kus või kes seda pärast menetlevad seda minu vestlust. Jah, aga noh, samas veel kord, ega me sellest Hiinast ei saa täna ennast päris lahti lõigata, et küsimus ongi see, et palju see õnnestub, eks ole, aga teistpidi jah, kui te nüüd seda juttu kuulate ja on teil huvi, siis jah, üks variant on ilmselt koputada Audiositi uksele, aga teine variant on ka täitsa neid klappe siis kuskilt veebiavarustest vaadata või siis vaadata äppi nimega Nebula ja seal on ka ilmselt see list olemas, mis seadmed nad toetavad, et see oli see maagiline äpp, nii et igal juhul huvitav, et see asi siia Eestimaale niimoodi jõudis ja saime proovida. No nii, ja mis meil täna siis saates veel jäänud on viimane rubriik, kus meie vahendame teie saadetud põnevaid mõtteid, kirju, küsimusi
Alustan ühe väga lühikese küsimusega, kirjutab meile Darko. Jätkuks sellele rubriigile, kus me üks saade rääkisime valvekaameratest. Mina mainisin just Reolinki kaamerat ja Darko küsib, et Reolinki kaamerate töötamise temperatuuriks on märgitud kuni -11 kraadi Celsius järgi, ma oletan. Ja küsib minult, et kas minu Reolinki kaamer on töötanud korralikult talviti ja mina vastan, et ma isegi ei teadnud, et selline imelik piirang on -11. Minu kaamera all ei ole mingit probleeme olnud, kuna ta ei ole ka akuga kaamera, vaid pidev on vooluvõrgus, nii et see on toiminud. Kaamera jutule veel jätkuks, vabandust, järgmise rubriik oli meil siis autokaameratest ja selle kohta küsis meilt Rauno, saatis tegelikult ühe väga põneva kirja meile, sest et meil oli juttu kaameratootjast 70 Mai, mis on, nagu me juba toona rääkisime, huvitav bränd, selline uuenduslik Hiina tootja, mis teeb ägedaid kaameraid, kõik on nagu kvaliteetne, hinnad on head, põnevad, aga siis tema leidis, Rauno tegi sellise avastuse, mis paneb kogu selle väärtuspakkumise küsimärgi alla, et kõik on hinnad, disain, paigaldus on toredad, aga kui on päriselt siis vaja kaamerat näidata talle, et kuule, nüüd oli ohtlik olukord või veider olukord, millest ma tahaks ühte klippi saada ja sa vajutad nuppu, milleks on kaameral siis selline emergency nupp ehk siis hädaolukorra tuvastamise nupp, et sellist tuleb salvestada, siis salvestab kaamera ainult 2 sekundit eelnevat materjali ja ongi kõik. Eeldus võiks olla vähemalt minuti jagu eelnevat materjali. Ja Rauno oli väga segaduses sellest ja käis mööda foorumeid ringi, kas tema leid, aga ütleb, et tõepoolest, et see on kõikide kasutajate peamine etteheide 70 Mai kaameratele, et mis kasu on siis, kui sa tegelikult ei saa ju materjali saada. Nii, no kuna mina testisin ja paigutasin selle 70 Mai kaamera. Sa kogesid ka sellist probleemi? Paigutasin selle väga kõrgele kohale. Siis ma peaksin nüüd enda õigustuseks midagi ütlema. Esiteks, ma ei kogenud seda probleemi, sellepärast tõepoolest ma ei vaadanud neid sekundeid, palju kaamera midagi salvestab, aga kaamera salvestab tegelikult kogu aeg. Tegelikult ei jää sinna peale mitte mingid sekundid ega minutid enne, sinna jääb peale tunde enne. See, millest me räägime, on praegu see nii-öelda kaitstud klipp, ehk et see klipp, mis siis salvestub sellisena, et teda pärast enam ei kirjutata üle. Ehk et kui mul juhtub avarii või ma vajutan seda nuppu, siis teistes kaamerates alati toimub lihtsalt see, et parajasti salvestatav klipp markeeritakse kaitstuks. Ehk et kaamera salvestab kogu aeg neid oma minutilisi, 2-minutilisi, mis iganes pikkusega klippe ja kui sel ajal toimub kasutaja nupuvajutus või toimub siis see sensorist trigger nii-öelda, siis lihtsalt salvestatav klipp märgitakse nii-öelda read-only'ks, tõstetakse ka teise folderisse ja sinna ta jääb. Ja järgmine klipp siis läheb jälle sellesse tavafolderisse. Ja kui nüüd kaardi maht saab siis täis, mis iganes tunnid need on, oleneb sõidust, on need tunnid, on need päevad, siis ringiga jõuab järgsele mitte kaitstud klipini, need lähevad kõik ülekirjutamisele ja see kaitstud klipp ei lähe. Xiaomi kaamerad, nagu selgus tõesti, talitavad natuke teisiti. 70 Mai nimelt alustab uue klipi salvestamist, ehk ta võtab nagu sealt puhvrist siis selle mingi paar sekundit ette ja tõstab nüüd selle hädaklipi siis täitsa uuena sinna kaitstud kataloogi. Küll aga need teised klipid on ka kõik olemas, see nii-öelda kogu see tunnid ennem salvestust, ennem õnnetust või ennem nupuvajutust on ka olemas, aga need tunnid siis tõesti salvestatakse maha, kui need ringiga sinnani jõuavad. Nii et praktikas ma ütleks, et natuke palju kisa suhteliselt mitte millestki. Okei, kui ma tõesti vajutan nuppu, et keegi näitas mulle auto ees rusikat, unustan selle ära ja nüüd nädala pärast tuleb meelde, assa kurat. Ja siis tõesti võib juhtuda, et ma enam ei näe 2 sekundit varem, mis juhtus ennem rusika näitamist. Aga kui mul tõesti juhtub midagi tõsist, mul juhtub avarii, mis iganes, siis ma võtan selle mälukaardi sealt välja ilmselt suhteliselt kohe. Ja siis mul on olemas kõik see tunnid ette ja minutid ette. Nii et ma tegelikult ei tähtsustaks seda probleemi üle. Ma ütleks, et kõik video on teil kogu aeg olemas. Küsimus on ainult selles, et siis see markeeritud video tõesti on 2 sekundit ennem markeerimist, aga ta püsib seal teie kaardi peal veel teises kataloogis ilma üle kirjutamata tunde, et mitte öelda päevi. Ja kui te tahate seda videot tõesti kellelegi näidata, siis te ilmselt teete seda suhteliselt kohe igal juhul. Mul on jällegi vastupidine kogemus ja ma seda kui lugedes mõtlen, ma just ei ostaks 70 Mai kaamerat,
et jah, okei, jätame välja selle olukorra, kus on tõeliselt avarii või midagi tõsist lahti. See on üks stsenaarium, kus sa siis kohe lähed materjali salvestama, aga sõidad hommikul tööle ja siis juhtub, kas uduse metsateel hüppab hirv sul napilt eest läbi või teevad keegi liikluses lollust ja sa vajutad seda nuppu, et selle kaamera klipi tahaks alles jätta, et näidata teistele mida iganes. Jõuad tööle või kuskile kooli ja praegu pole aega kaartidega mässata ja nädala lõpus tuleb meelde. Ja siis on mul kogunenud klippe, tead kui palju ja kõik nad on niisugused 2-sekundised, et ei, klipp ise ei ole 2-sekundiline. Ma segan vahele, eks, et klipp ise ei ole 2-sekundine, vaid lihtsalt see algusest sa ei näe varem. Ehk et kui sa näed, et hirv jookseb teele ja juutumisi samale veel brausid seal uudiseid ja siis vajutad, siis sa ei näe enam seda, kust hirv välja tuli. Minu jaoks see välistab selle, et ma ei saa aru, miks 70 mai on teinud nii seadistamata konfiguratsiooni, et ma kaamerate puhul see on väga veider piirang. Ma ei taha nüüd kuidagi öelda, et ma õudselt kaitseksin seda lahendust, aga ma ütleks, et minu kogemus näitab seda, et ma ei ole vajutanud seda nuppu vist kordagi aastate jooksul tegelikult. Et ma tahaks ka loota, et ma ei pea seda nuppu vajutama ja ma ei näe tegelikult siin austas mitte mingit probleemi. Minu jaoks on olulisem see just nimelt, et see kvaliteet oleks hea, aga tõepoolest tähelepanekuna on see hea tähelepanek muidugi ja ilmselt 70 mai võiks tõesti neid sekundeid seal ees siis natuke pikendada, et miks ta ei võiks siis üldse teha nii nagu teised kaameratootjad, et jätku lihtsalt kogu see klipp sinna. See on veider jah, et see ei tundu olevat mingisugune väga ränk piirang, mille tõttu kaamera muidu ei tööta. Igatahes jah, igal juhul ütleme aitäh loomulikult väga asjakohase paranduse eest ja testimisel ka. Ausalt öeldes ma ei ole iialgi neid kaameraid sellise pilguga otseseltki testinud, et ma oleks lugenud sekundeid või vaadanud neid klippe, et oluline osa on ikkagi selle videokvaliteedil ja see, et need klipid alati sinna teise kataloogi lähevad. Nii see on ka alati juhtunud, aga tõepoolest siis selline nüanss 70 mai puhul väärib esile tõstmist, kui see on kui te olete juhtumisi Hansu loogikaga lähenete sellele, siis on see väga oluline. Nii ja kirjarubriigist on meil veel üks küsimus Janekilt. Ma ei tea, kas meid oskame sellele otse vastata, ma ilma täiesti konsulteerimata praegu võtsin see ette, kuna Janekilt tuli meile postkasti küsimus selle kohta eakate inimeste otse öeldes jälgimiseks. Et palju on lastele mõeldud nutikelli, millega nutiseadmed, millega lapsed saavad olla ühenduses vanematega, et kas on sarnaseid asju ka näiteks mõeldud eakatele, kes on ilmselt siis, Janek viitab nendele, kes on juba sellises vanuses, et vajavad kõrvalist abi, võib-olla satuvad hätta, muresid. Ja ma tean ise vastata Janekile, et jah, vastus on jah, need on häire nupuga ja paanika nupuga käe peal olevad seadmed, aga need on tavaliselt seotud kodus oleva mingisuguse keskseadmega, mis ühendub siis teenusepakkujaga. Ma ei tea, kas Meelis, oled sa selliste seadmetega kokku puutunud? Neid on tegelikult ka selles mõttes ka selliseid täiesti autonoomseid ja tegelikult mina julgeks öelda, et need vanemate inimeste kaitsmiseks või jälgimiseks mõeldud seadmed on tegelikult olnud kauem olemas kui lastele kellad, eks ole. Ja lisaks on ka siis sarnase tehnoloogia põhjal igasugused lemmiklooma asjad, eks ole. Aga need vanemate inimeste seadmed on selles mõttes nutikellast või lastele mõeldud kellast lihtsamad, et seal ei ole seda vabat telefonivalikut ega enamasti ka ekraani, vaid seal on sees on GPS, enamasti käib sinna sisse ka siis SIM-kaart, mille abil saab siis nii-öelda see hooldaja või kes iganes see inimene on, lapsed oma telefonis oleva äpi kaudu jälgida, kus inimene parasti asub. Ja lisaks on siis reeglina ka suur SOS-nupp, mille abil saab siis ühele ettemääratud numbrile teha kõne, eks ole, et või siis anda vähemalt teada, et mingi jama on. Et need on erinevad, nad algavad seal paarikümnest eurost, lausa on päris odavad, paremad on muidugi kallimad. Mina näen kõigi nende puhul potentsiaalselt ühte probleemi ja selleks üheks probleemiks on aku kestvus, et kui see aku kestab sul nädala või maksimaalselt võib-olla 2, siis rohkem ta ikka ei kesta ja nüüd on siis see küsimus, et kas see vana inimene mäletab või tuleb tal pähe seda akut õigel ajal laadida pärast see asi käe peal tagasi panna, eks ole, et see on probleem, et need asjad ei kesta aastaid või kuid, eks ole, see aku seal sees. Ja see on, kuna
nii GPS kui siis andmeside võtavad ikkagi päris palju voolu, eks ole, et see on nagu see asi, mida peab nagu nende puhul jälgima, et praegu iga päev laadima ei pea, aga korra nädalas peab neid kindlasti laadima ja siis peab võib-olla üle küsima, et kuule, et kas sa panid laadima ja kas sa panid ta käe peal tagasi, et pidev suhtlus on nagu vajalik. Aga muidu neid asju on olemas, need ei ole väga kalli, ma vaatan ka Eestis siin e-poed müüvad sellise 30 kuni 50 euroga ja kallimasi siin 100 euro kanti, et neid on täitsa valikus olemas. Aga jah, et ainus probleem on see laadimise aspekt, aga muidu neid on päris palju. Ja samas on ka olemas vist ka selliseid seadmeid, tõsi, mul ei ole otsest kogemust, aga mida ühendada siis nagu nutikoduga stiilis motion care sensor või mis vaatavad, et kas toas on liikumine. Et kui ei ole liikumist mingi aja jooksul, siis ka saadetakse teade või siis ka mingid äpid, mis samamoodi näiteks nõuavad mingite intervallide tagant kasutajapoolset sekkumist ja kui seda sekkumist ei tule, siis samamoodi tuleb intervall või mitte intervall, vaid teavitus. Sellise asja jaoks on tegelikult eriti hea on need uued, ma kohe ostsin selle üles. Akaral on üks selline, kus on see suur nutikodu lahenduste tootja, uued sensorid, mis on siis mitte see klassikaline infrapunasensor, vaid on presence sensor, see ongi kohaloleku sensor, mis suudab üsna täpselt ka tegelikult teha, paneta kuskil toa nurka, ta saab isegi vahet teha inimestele, kas ruumis on 1 või 2 inimest ja kes inimene on ja nii edasi, et nad on palju täpsemad kui need klassikalised infrapunasensor, mis ütlevad sulle, et nüüd äkki nad on ultraheliga või ma isegi ei mäleta praegu, mis lahendusega nad on, aga nad on väga täpsed, nad ei ole küll odavad, nad on 100 euro kanti võib-olla, aga nad on väga head nagu sellise liikumise tuvastamiseks, jälgimiseks ja siis kui see liikumine lakkab või ta mingi aja jooksul ei toimu, siis selle põhjal mingi teavituse saatmiseks, eks ole, et see on väga hea vahend selle jaoks. No selle võiks isegi täpsemalt vaadata järgi ja see on iseenesest huvitav teema. Ja see Nagara presence sensor FP2 on see mudel, mida ma konkreetselt silmas pidasin. Ja viimane teema tegelikult on meil väga palju saates läbi käinud, aga postkasti meilt tuli ka kiri selle kohta Erkilt ja millest ma ise ka lisaks paar sõna. Erki kirjutas siis meile tagasisideks selle kohta, et me oleme rääkinud 1 ja lausa 2 saates digitaalsete märkmike kohta. Tema annab siis oma perspektiivi Remarkably ja selliste digitaalsete kirjutusvahenditega märkmike kohta 2 aspektist. Esiteks, insenerina käib töö küll kogu aeg 3D keskkonnas projekteerimine, aga igasugu eskiiside väljamõtlemine on väga mõnus teha just sellise kirjutuse või paberi peal, kus võiks olla digitaalne märkmik kasuks, sest see ei ole ainult joonistus, seal on ka arvutused, tekst ja nii edasi. Aga ta kahtleb, kas see digitaalne on nii mõnus. Ja teine aspekt on koorilaulmine, mis on Eestis väga populaarne ja mis toimub nii suures võib-olla saalis, aulas kui ka vihma käes laulupeol. Ehk siis digitaalsed noodivihikud on muide ka huvitav teema, milleks Remarkable vist küll loodud ei ole. Mina pärast teie 2 pikka intrigeerivad sellist ülevaadet sellest seadmest võtsin ka Remarkable'i Pro uue seadme ja katsetasin seda natukene ja võib-olla siin saate lõpuks lihtsalt paarilauseline kokkuvõte, et mida te kuulsite Meelisete Glenilt, siis jah, see jutt vastab tõele. Ta on tegelikult väga mõnus asi kritseldamiseks. Me mäletan, me rääkisime sellest, kui kare või libe see ekraan joonistamiseks on. Minu arust on see väga mõnusa karedusega ja mis torkas silma oli see, et minu jaoks kogu see värviline, see mis on kogu Remarkable'i trump, et on värviline e-ekraan, on võib-olla kõige vähem kasulik osa. Et see toimib ka nagu väga suure viivitusega, et kui sa värvilise markeri või pliiatsi ja midagi joonistad, siis esmalt ilmub tekst sellise tumeda joonena ja siis mingi poole sekundilise viivitusega koloreeritakse üle siis sellesse värvi, mis sa tahad. Et see nagu torkab silma. Et see on nagu selle konkreetse tehnoloogia eripära, sest Remarkable kasutab just teist tehnoloogiat kui need teised e-ink seadmed. Värvid on paremad, aga see viivitus ja siuke vilgutamine, eks ole, on seal nagu palju suurem kui teistel. Ja see paneb küsima, et nagu, kas see tõesti on selleks nagu vajalik, et iPad Pro peal, kus on see üliväike viivitus ja sa saad joonistada sellisel ikkagi elektroonilisel ekraanil,
on see värviline illustreerimine palju parem, aga kritseldamiseks minu arust on see Marker Pro on super. Ta on väga mõnus jagatud seade, ta vedeleb kuskil köögilaual ja kõigil on seal hea teha arvutusi, märkmeid, kirjutada midagi. Et ma annaksin väga palju plusspunkte talle kui seadmele, kui see värviline osa nagu ei ole tähtis. Ja ega see hind on muidugi ka siuke, et kui keegi selle jõuluvana kingiks oleks ju super, aga ise osta seda on kallis. Kas sulle ei tundunud ikkagi see, et pimedas toas oli seda nagu keeruline näha? Ja seda ma kinnitan ka, et jutt, mida ütlesid nii Glen ja Meelis, on ka tõsi, et see maksimaalne heledus kasutajaliidesest on nõrk ja muide, selle probleemiga lahenduseks on juba levib päris palju juhiseid, kuidas siis minna üle tootjapoolsest maksimaalse heleduse piirangust, mis on muidugi selline, sa pead ühendama ta kohaliku võrguga, SSH-ga, logima Linuxi käsureale sisse ja panema teatud käsud ja siis õnnestub panna see juurde, et see on võimatu tavalisel kasutajale. Ehk siis väga mõnus on see tekstuur joonistamise kritseldamiseks, aga seadmena kogu see värvipool ja see heledus ja hind on nagu suured miinused. Lõppu ütlen, just enne me rääkisime sellest Takara sensorist, siis leidsin, et kõige mõistlikum hind on praegu üllatuslikult Euronixis, kus ta on soodushinnaga 59.99, toetab HomeKiti, Google Home'i, Matterit ja töötab üle Bluetoothi või Wi-Fi. Ainuke häda on tal see, et see on selline sensor, mis peab olema öeldud vooluvõrku, et ta on saba küljes, et ta ei ole nagu siis aku pealt või patareide pealt. Ma loen siit veel ühte küsimust, millele ma võiks ka siis võib-olla 2 sõnaga vastata. Küsib Tiit, et kuidas ChatGPT Advanced Voice Mode räägib eesti keeles. Et temal räägib ainult hispaania keeles. Ma isegi ütles, et see võib-olla tundub natuke naljakas, et ainult hispaania keeles räägib, et ma ei tea. Ma küsiks omakorda, et mida Tiit on teinud, et ta räägib ainult hispaania keeles, sest eelkõige tahab ta ikkagi rääkida inglise keeles, pluss kõikides muudes keeltes. Aga Advanced Voice Mode esiteks töötab ainult siis selle tasulise tellimusega, nii palju kui ma tean, sest mul endal on tasuline ja ma kuidagi ei ole praegu proovinud mitte tasulisega. Ja kui teil on ikkagi tasuline tellimus olemas, siis tegelikult on lihtsalt sisend keele valik, selle ainukene võimalus üldse, kust keelt valida. Ja kui sealt paned Eesti, siis ta lihtsalt eeldab, et mina olen eestlane, aga isegi see sisendkeele valik minu kogemuses absoluutselt ei puuduta ChatGPT Advanced Voice Mode'i rääkiva keele valikut. Ma võin tegest küsida, ma võin öelda, et räägi minuga suahili keeles või räägi võru murrakus või mida iganes ja ta ka räägib. Et tegelikult nagu need seaded ei oma minu hinnangul seal üldse mingit olulist kaalu, et lihtsalt kui ma seadetest märgin, et palun vali sisendkeeleks Eesti, siis ta nagu kõigepealt üritab nii-öelda kuulata jutumärkides eestlase kõrvaga, eks ole, et kui ma seda sinna ei märgi, siis võib juhtuda näiteks, et ta tõlgendab, ma ei tea, mind võib-olla siis soomlasena, kes räägib murrakuga või mida iganes. Nii et siinkohal jään ma üheselt asjaliku vastuse võlgu, väga huvitav nüanss, et ainult hispaania keelt räägib, aga ma soovitaks Tiidul lihtsalt küsida ChatGPT käest, kuule, et lõpeta see hispaania keelne jora nüüd ära, et hakkame nüüd palun eesti keeles kommunikeerima ja vaadata, mis ta ütleb selle peale. Selge pilt. Meie siis ütleme praegu igatahes kõigile adios, kes räägivad hispaania keelt ja nägemist, kes räägivad eesti keelt, sest et meie tänane saade on läbi, oleme tagasi teiega juba 1 nädala pärast.